välja vatttool. Kui tööpäev on läbi või käes nädalavahetus, jätkab Raivo Raspel toimetamist oma pisikeses ettevõttes. Ta aitab inimestel aias seeni kasvatada ja mootorsael on selles oluline roll. Ja tuleb ta panna näiteks apsti. Kõige suurem hulk, mis mul korraga olen teinud, et 100 pakku, siis hakkab nagu see asi närvidele käima. Siis enam ei taha. Kui te mõtlete nüüd, et mille jaoks on selliseid pakke vaja üldse teha, siis ei ole niimoodi mõnusasti istumisest, vaid need on tegelikult seenepakud, jah? Jah, praegu veel ei ole seenepakud, aga neist saavad seenepakud, kui need natukene siia üht-teist lisada. Ja need on siis Auster-servikute jaoks? Jah. Ma tean, me mingil ajal rääkisime sellist teeseene joogist, et see on vanaemade tarkus, mis on hästi selliseks popiks jälle muutunud. Kas Auster-servik, mina sest ei tea midagi, on ka mingi vana asi, mis jälle tõusev trend või? Minu esimesed seosed selle seenega tuleb ka niisugused tagantjärgi meenutustena, et kuskil 75-76 aastal, eelmine sajand. Siis kui ma noor olin, siis ema oli kuskilt Saku mingi maaviljeluse instituut või mis seal oli. Igatahes sealt oli kuskil tankinud ja meil kodus oli. Ma ei tea, kas sealt seeni tuli, kas sealt ma midagi sain, kas ta mulle meeldis, mitte midagi ei mäleta. Aga ma tean, seda asja on tehtud. Ja sa hakkad nüüd siia vahele siis, et Auster-servikuid kasvatada. Mis siia läheb? Siia läheb üks niisugune ette kasvatatud seeniniidistik. Ai, nüüd tegin katki selle. Katki ei ole midagi sellepärast, et see on lihtsalt väikene krõks, mis seal käis. Sa paned see niidistiku vahele ja sellest siis peaks saama väga mõnusaid seeni. Nii naljakas, kui see ka ei ole, tuleb nii välja küll, et saab. Kusjuures tegelikult see ei pea olema üldsegi mitte pakk, sest Auster-servik on selline asi, mis põhimõtteliselt on selline. See on selline nii-öelda kontsentraat. Ta on teravilja peale kasvatatud. Aga põhimõtteliselt jah, ta kasvab nii põhu peal kui kohvipaksu peal ka isegi. Ükskõik mille peal, mis on vähegi natuke tselluloosi sisaldab. Kas sellised pakud siis, kus on seene niidistik vahel, sa saad selle panna oma aeda, eks ju? Jah. Lähevad nagu soojad saiad? Mitte nagu soojad saiad, sellepärast, et ega paljud ei tea, mis see on. Et see nüüd on paari aasta jooksul, mis ma olen kasvatanud. Tiba vist ligi 3 aastat. Siis algus oli rohkem nagu missionäri töö, et sa võid ütlema, et mis asi see on ja see on seen ja see kõlbab süüa ja see on parem kui šampin. Praegu on nii, et enam-vähem Facebookis, kui kevad hakkab, siis hakkavad tulema tellimused ja ei mingit küsimist, mis ta on, miks teda on vaja. Võetakse, palun mulle üks. Aga mida ma teen? Võtan kinda. On antiseptikud niisugused, mis natuke seda teevad seda steriilsemaks. On üks nuga ka. Teen koti ka igaks juhuks natukene üle. Ja edasi on niisugune rutiinne töö, et hakkan neid siia vahele panema. Biotäite kaupa igale pakule üks biotäis murendatud puru. Mina lugesin Auster-serviku kohta ka, et kui ma muidu tean, et seen on nagu selline raskesti seeditav asi, kust väga palju asju ei ole midagi kasulikku, siis väidetavalt Auster-servikul pidi olema vitamiine, aminohappeid, tõeliselt kasulik seen. Vähemalt väidetakse küll niimoodi. Ega seda reaalselt muidugi ise seda ju ei tunne, et nüüd mul hakkaks tervis kohe paremaks läks, kui ma seda seen söön. Aga ta on niisugune hea maitsev seen, mida ei pea kupatama ja see oli hea, et kupatama ei pea, on ju jube mugav praadida. Ja praadis annab eriti hea maitse välja. Ja mis mulle eriti asja juures meeldib on see, et kui šampinjon tavaline on niisugune nagu annab rohkem mahtu kuskile pitsa peale. Ega ta maitset ju väga ei anna. Ongi nii, aga kahekesi on kõige varem teha. On olemas assistent. Siis kui šampinjon annab mahtu, siis Auster-servik oma maitset väga head. Ja nüüd lihtsalt kinni suruda, kõmdi. Servikute verekonda kuulub ka lausa gurmeeseen on kuningsservik. See on üsna lähedane sukulane sellele. Ja Auster-servik pidi olema, ma saan Auster-servik sellepärast, et ta on sellise viljakeha on Austri karbi kujuga. Ta on niisugune suur lätakas on, sõltub muidugi tingimustest, et
kuidas ta kasvab, milliste tingimuste juures. Kas meil on austerservikud nüüd juba nii popiks siis šampignoni kõrval muutumas, et võite palgatöölt ära tulla ja pakke toota? Ma arvan, et see ei ole niisugune minu pensionisammas vähemalt mitte. Võib-olla kellegil on, aga mitte mulle. Hobi. Ma teen ta rohkem praegu hoobi korras. Mugavate inimeste värk on see, et ei ole seda, et lähed metsa otsima, vaid paneks enda aeda nüüd. Pigem on see, et need täiendavad üksteist. Ega metsaseeni ei saa kännu peal kasutada ja ega kukeseent tahetakse seegi poolest saada, sõltumata sellest, kas on austerservik aias või mitte. See on pigem niisugune täiendus. See on nii nagu aiahoolikud panevad aina uusi taimi ja proovivad seda ja proovivad toda. See kuulub sellesse kategooriasse. See ei lähe nüüd otse mulda ja niimoodi hakkasid tulema, vaid enne on ju mingi periood, kus ta peab? Ta peab kuskil umbes 6 aega kasvama läbi, sest kui ta praegu panna mulda, siis ega see mõttes ei ole väga hea variant. Austerservikute kasvutemperatuur, millal nad hästi mõnusa mühinaga kasvavad, on kuskil 20 ülespoole. Näidake, kus teil on nad siis? Seal. Kuuris on mul inkubaator seentele. Nii, ja siin nad rivis on. Et pärast seda seene niidistiku vahele panekut ta läheb siis see õige keskkond tuleb ta läheb luua, niisugune kilekoti sisse ja puhtalt sellepärast, et see kilekott jääb niiskust. Ma ei pea hakkama seda niisutama iseseisvalt. Ja see valge siin ongi nüüd see... Ja see valge on nüüd, et see on nüüd ideaalne variant, kui ta nüüd läbi juba kasvanud. See on niisugune lõppkoht, lõpp-punkt. Et nüüd võib seda ja kändu võib juba maha panna. Aga kuhu see läheb? See läheb maa sisse. Tähendab 2/3 selle otsa, mis on siin selle lõikega pool, see läheb, kaevatakse maa sisse. Teil on näidata mõnda? On, seal. Ja see on niisugune reaalne pakk, mis on ka kandnud. Sest, ma ei tea, mingit aias pakkude nurka, kus on seene, et ma ei ole kunagi märganud kellelgi. Ega nad enam ongi kuskil varjulises kohas, et tal on oluline see, et ära ei kuivaks ja pärast tuleb teda panna kuhugi puude alla puusaste vahele ja seal ega esimene raks ju ei märka. Minul on näiteks siin samas männi all ja ega nüüd esimene pilgul ei ütlegi midagi nüüd, et siin midagi asjalikku toimuks. 2 niisugust kändumis, mis väga niisugust ilmekad just ei ole, et siin kuskil nagu seeni tuleks. Ei, midagi näha ei ole ju nendel kändudel, kolmandik on välja jäetud küll. Kolmandik on välja jäetud, 2/3 maa sisse kaevatud. Kaevatud on maa sisse puudalt sellepärast, et mitte et maa sest midagi saaks, vaid ta hoiaks niiskust. Aga millal siit siis nüüd tulema peaks? Nii nagu loodus juhatab, et kui on väljas niisugune seene ilm, siis tulebki. Ja kui on kehv aasta, siis ei tulegi? Siis ei pruugi tulla või tuleb siis mingil niisugusel naljakal perioodil nagu jõulude ajal näiteks, kui on väljas on +5. Temale jumala sobilik temperatuur. Ja kui sinne pakk aianurka läheb, siis kui kaua annab üks pakk seent? See pakk annab seent, kui see kõik ilusti hästi läheb, siis ma arvan mingi 4-5 aastat. Ja täpselt kuni sinnamaani välja, et ta sööb kogu selle tselluloosi siin küljes ära, selle puidu närib ära ja lõpuks võid sa vastu maad jalaga lüüa ja see laguneb pakk laiali. On pehkinud pakke peale alles. 3-4 aastat. Nii, hakkame peale. Olemas.